Seto laulusaate läheme juttu Olev Kulliga, Tapiku mõisa omanikuga. Te olete hõimukultuuri edendaja ja seekord siis setod. Kuidas see mõte tekkis? No eks ta, mul ei ole mingit ei tähestikulist ega põhimõttelist järjekorda. Ma ei mäletagi 4 aastat tagasi, kellega alustada sai, aga setod on nüüd kas 5. või 6. siin Tapikul. Ja jätkub neid veel 10 tükki, seda hõimurahva esindajaid. Detsembris ma arvan, et tulevad meile külla nüüd kas isurid või karjalased. Või võib-olla ka siis jah, midagi taolist. Või veel ei tea, läbirääkimist käivad, 2 kuud on aega veel. Kuivõrd Eesti rahvas teab oma hõimurahvaid ja oskab neid austada ja väärtustada? No ma arvan, et vähemalt siit kandi inimesed saavad nüüd teada, aga üldiselt teatakse. Möödunud aasta talvel olid Vadja esindajad siin eesotsas Lembit Saarsaluga, kes on rahvuselt vadjalane ja saksafonist maailmakuulus. Üldiselt teati seda asja, ei saa olla. Ma küll arvasin, et see on üllatus, aga ei olnudki kusjuures. Aga täna on siin Seto ansambel, nad tõid ohvriks Seto kongressi, täna on Seto kongress. Ma ei tea, kas Obinitsas vist või Repinas vist. Aga nemad arvasid, et tulevad siia, sest nende eeslaulja Mari on ju poolest saadik Põltsamaa inimene. Ta on siin olnud, siin kandis elanud. Niimoodi.